ma kõigepealt oleks teile tahtnud üldse tutvustada natukene, kuidas me oma põhjavett peame kaitsma, mis üldse on see põhjavee kaitse ja millega me teda ohustame ja võib-olla siis räägiks natuke detailsemalt teid huvitavast alast, nimelt Lahemaa piirkonnast ja niisugused probleemid on. Ja see meie tänane rääkimisobjekt on siis ühesõnaga see osa veest, mis on maa sees. Ja see maa sees olev vesi on siis väga niisuguses pealtnäha küllaltki keerulises olekus, nimelt ta on mitmesuguste niisugeste kihtide vahel, mis vett veavad, võib olla surveline, võib sealt puurkaevus ise üles tõsta, võib jälle allikatena välja voolata ja nii edasi. Ja inimene on seda vett siis oma tarbeks kasutanud alati ja põhiliselt just nii joogiks endale ja loomadele ja nii edasi. No see on olnud vanast ajast peale nii, aga nüüd on meie, nagu ise teate, teie elu on edasi läinud ja põllutööde mehhaniseerimine, karjad on suurenenud ja kõik see nõuab meie käest siis erinevaid juba suhtumist ka veesi, sellepärast sedasama vette tarvitate nüüd ju väga palju kordi rohkem kui siis, kui olid siis üksikud majapidamised, oli ainult seal kari väiksem, oli oma tarbed väiksemad ja nii edasi ja samuti see mõju sellele veele oli siis tollel ajal ka ju väiksem. Sellepärast, et see, mis veeti ikkagi ühest laudast põllule, on väga erinev kui see, mis veetakse suurfarmist põllule, kui see, mida me paneme mineraalväetistena põllule. Nii et need asjad on väga erinevad, need hulgad. Niiviisi. Nüüd kogu nagu selle asja põhimõte on see, et nüüd nagu inimene tohiks maa seest võtta välja nii palju vett, kui iga aasta nüüd sellest lumesula ja vihmaveed tagasi maa sisse läheb, tähendab, see on selle asja põhimõte. Et me ei tohi rohkem seda vett ära kulutada, kui meile, no ütleme kohe niiviisi taevast alla tuleb ja vastu tuleb ühesõnaga, et me rohkem ei tohi seda nagu võtta. Ja et see piir peaksime nagu igaüks nüüd oma selle koha jaoks kindlaks tegema ja nagu selle veega nagu piirduma, kui me ei taha, et juba nagu loodus ise hakkab takistama meie tootmist, mida me muidugi keegi ei taha. Ja sellepärast siis tulebki siis neid nõudeid nagu kõiki nii oma tegevuse juures kui ka koduses majapidamises isegi silmas pidada. Ja millised nagu siis need olulisemad oleks? Kõigepealt, kuidas siis inimene siiski seda vett mõjutab? Esimene asi on see, et ta kasutab seda veevarustuses. See on alati nii olnud ja see on vajalik ja selle jaoks me seda vett hoiamegi. Aga sellel asjal on oma teine külg, kas need kohad, kust me seda vett võtame, see tähendab kaevud, lahtised kaevud, puurkaevud, on alati sellises olukorras, et nad vastupidi ei hakka mitte vee kvaliteeti rikkuma, tähendab, et nad ise ei ole reostusallikad. Ja vaat siin ongi üks asi, mille igaüks saab ka tähelepanu juhtida, on nimelt selline lugu, et kõigepealt farmid, neid on tulnud üle Eesti väga palju vaadata ja väga tihti on farmikaevud sellises olukorras, et kevadel on see kaevusakt üle ujutatud, see ümbertamponeerimine ei ole nii väga korras ja see farmikaev osutub ise reostusallikaks, see tähendab, et kevadne vesi läheb alla ja kogu see, mis seal siis on, see läheb siis juba põhjavette, läheb seal laiali ja teatud aeg siis, kui pärast kasutatakse seda vett, siis kasutatakse juba loomadele, juba ütleme, kui seal on lüpsikari, siis ka läheb see otseselt mõjutab piima kvaliteeti, sebast pesuveena kasutatakse, eks ole, ja nii edasi seda vett. Nüüd teine asi on individuaalmajapidamiste kaevud. Ega need, kui on paealad, need nii väga süütud asjal olegi. Ja tõesti, olen ka Lahemaa piirides tõesti kohanud niisuguseid asju, näiteks Korbakülas, et vana kaevuauk paes on näiteks sõnnikut täis aetud. No see on ikkagi see koht, kus nagu inimene võttis kunagi oma joogivee ja kui sealt vett tuli, siis ka samal ajal, kui see kaev meil kuivaks jäi, kas või maaparanduse tõttu, siis see, mis me sinna kaevu paneme, see läheb oma kodu vette ju tagasi.
ja see on selle sama inimese enda joogivesi ju. Tähendab, tema lausa, no ega vist keegi omagi klaasi vist sõnikut ei pane, eks ole ju. Vist ei pane, aga ometi see täpselt võrdub sellega, kui võtta niiviisi. No ja teine asi on muidugi see, et väga tihti siis nüüd individuaalkaevude ümber sealt jah, noh, loomad käivad ja mitte ainult ei käi, vaid joovad ja noh, loom tavaliselt mitte ainult ei joo ja kõik niisugused asjad on, et peaks ikka mingisugune ka individuaalkaevul, mingisugune ka, no näiteks Heinamaal on ju aiakene ümber vanadel allikatel ja kaevudel, ikka loomad sinna päris ligi ei pääse, ikka vanasti oli ikka see asi niiviisi. Ja noh, sageli on ka sõnikuunikud lausa kaevukaldal, on niisuguseid asju küll. Mõne koha peal, kus on savimaa, see muidugi ei mõju, aga kus on ikka liivamaad ja baas päris ja see ikkagi päris kõvasti mõjub. Ja no nii palju nagu neid analüüse on saadud võtta, siis nüüd nagu majapidamiste kaevudest väga sageli see vesi ei vasta joogivee kvaliteedile, väga sageli ei vasta. Ja no seda siis, kui on niisugune kaev, siis seda põhjust pole ka kaugele vaja minna otsima, seda lihtsalt näeb juba silmaga ära, mis põhjus seal on. No see on muidugi, kui nii võtta inimese, võib ütelda, et inimene võib öelda, et see on mu enda asi, mida ma joon, et mina joon, ega keegi teine ei joo. Aga vaat teil on natukene eriline olukord, teie olete rahvuspargis ja siin enam ei ole mitte päris ükskõik, mida teie joote, sellepärast et see kõik need paekihid ja need lähevad ikkagi kaugemale ja need mõjutavad ikkagi kaugemat ala ja kuna teil on siis kas õnn või õnnetus siin elada, siis sellisel juhul muidugi peate ka siiski arvestama seda, muide, mis tuleb ka teie tervisele kasuks. Nii et milline on teie joogivee kvaliteet. Niiviisi, no see on nüüd niisugune asi, mida nüüd on nagu inimeste enda teha rohkem. Aga nüüd edasi on siis igasugused karjäärid ja maaparandus, nii põllu kui ka metsakuivendus. Nimelt senimaani ei ole nagu, nüüd hakkab alles see arusaamine tulema, et seesama maaparandus, need kraavid ja treenid, need tarbivad täpselt samuti vett nagu inimene kaevuga. Et see ei ole põhimõtteliselt mitte midagi vahet. Ja seda vett, mis me nagu selle maaparandusega lahti laseme, siis seda peaks kas siis ära kasutama või siis sealt kohalt näiteks allikaid mitte kuivendama ja niisuguseid allikalisi alasid või siis igal juhul mitte reostama seda vett. Nii et noh, siin niisugune näide on teil ka siin mitte väga kaugel Kolga külas, see küll teie maja on tole, aga teie majad on natuke parema koha peal, see on liivad peal, nii et ma teilt nii väga palju halbu näiteid sellepärast tuua ei saa, naabrite juurest aga küll. Siis Kolga külas jah, on selline asi, et on maaparandusobjekt, kohe farmi juures on paesse tehtud kraavid ümber selle farmi ja kõik läheb silohoidlast ja sõnikuhoidlast ja kõik niisugused voolud lähevad sinna kraavi suunas ja see läheb kõik siis paesse ja paest omakorda läheb siis joogivette kogu see asi. Nii et muidugi sellise koha peal kõigepealt on see, et need kraave ei tohiks sinna mitte paesisse teha selle farmi ümbruses. Teiseks farm tuleks ikka panna niisuguse koha peale, kus ikka savi all on, aga kui seda enam võimalik ei ole, siis vähemalt jah, sellised kraavid tuleb likvideerida, tuleb lihtsalt toru panna ja kraav kinni ajada. Ja muidugi on erinõuded sellise koha peal siiski ikkagi silohoidlate jaoks ja siis sõnikuhoidlate jaoks ja nii edasi. Nimelt on kindlaks tehtud, et kõige suurem üldse selliseks põhjavee reostajaks on silomaht sileerimisperioodil. Ja muide, mina ei tea, kuidas teie majandist praegu on, aga see oli 74. aasta sügisel, kui siin said seal tööd tehtud, siis olid ka teie majandis silohunikud põldudel, sileeriti põldudele hunikuse, uudismaadele. Ja see muide põhjustab väga laialdasel alal põhjavereostust. Nii et neid küsimusi on räägitud, muidugi, eks need ole halvad küsimused ja eks nende silohoidlaste ehitamine ja kõik see on muidugi kapitaalmahutused ja kõik niisugused asjad, aga eks see ole teie enda vesi ka, nii et jah,
nagu on küsimused alati vastatud, öeldakse, mõni ütleb ja, et mis see nüüd nagu teie asi on, millest ta siia tulla nina peale kirjutama, eks ta tõde ei ole, ega nüüd nagu ise ei tule teie vett jooma, eks ise jood teile teiselt poolt, nii et niiviisi on need lood. Nagu käsmuobjektidel ja niisugust asja ikka oli nagu näha küll. Nii, no ja siit kohe edasi järgnevad need mineraalväetiste hoidlad. Nendega on ka niisugune lugu. Vaat teie majandist ma otseselt nagu näiteid kah nagu silma ei hakanud, aga naabritel küll. Kipuvad olema mineraalväetiste hunnikud pikemat aega uudismaadel, niisama lahtiselt, kraavi äärtes. No eks see kõik siis selle veega kaasa lähe ja lõpuks sinna põhjavette ja pinnavette igale poole lähe. Nii et ühelt poolt on ta muidugi väetiste kadu, aga teiselt poolt on temaga väga suur saastumine. Ja muide see asi nii päris süütu ei ole, sellepärast et näiteks ühesõnaga lämmastikühendid on niisugused sanitaarnormid, et kahevalentse lämmastikühendid ei tohi üldse joogivees olla. Ja kui neid on juba 10 on isegi vaja 1 gramm liitri kohta, siis sellisel juhul on see vesi eluohtlik. Tähendab, täiskasvanud organismi ta ei tapa, aga tapab noorloomi ja lapsi, tähendab imikuid ma mõtlen. Niiviisi, aga täiskasvanud organismile on niiviisi, et noh, muidugi mõned isegi ütlevad, et kui nagu kohe annaks mingisugust tagasilööki, siis kõik hakkaks kohe mõtlema, aga noh, ärme siiski nii hullusti seda asja ütleme. Aga siiski jah, ta ladestub inimese organismis ja ega siis kõik need vähjahaiguste ja muud põhjused nii väga hästi see niimoodi teada olegi, kus selle vastulöögi annab. Nii et, aga see on küll kindlaks tehtud, näiteks noorloomadega on kindlaks tehtud, et see selliste lämmastikühendite sisaldus on kohe täitsa Saaremaal oli meil üks selline juhus, kus väetati lennukilt, nii et tahtised kraavid olid täitsa väetisest valged ja sealsamas all kilomeeter maast noorlooga farmil kasutati seda vett lihtsalt loomade jootmiseks kasutati kevadel ja seal olid tõesti massilised loomad. Ja siis hakati seda asja uurima ja siis ma käisin sealt ka paar korda proove võtmas ja see asi oli täiesti seostatav. Nii et see siiski on niisugune küsimus muidugi. Ja sellega seostes võib-olla veel nii palju, et Eestis on 3, me oleme kõige niisugust, mis me oleme joogivett leidnud, kus on joogivesi kõige rohkem nagu saastatud või kõige niisugune täitsa elusohtlik kontsentratsioon on nendel igasugustel ühenditel sees. Ja kõige halvem selline vesi on muide mitte teist väga kaugel Kadrinas, vaat seal, kus see Tärklise tehastes infiltratsiooni väljak on, kus kõik need heitveed siis sinna pae sisse lähevad. Seal lähedal 1,5 kilomeetrit on üks majapidamine, seal on üks kaev ja need inimesed kasutavad rahumeelista vett joogiveeks. Isegi rajooni sanepidorganid pole seda kinni pannud. Ja selle vee ühesõnaga, nagu meie ütleme, see on Eesti rekord. Noh, kui arvetada seda, et võib olla neid lämmastikühendeid, tähendab normipiires on 0,1, eks ole. 1 on kuskil veel mingagi lubatav grammi liitri kohta, siis seal on 150. Nii et seda proportsiooni võite siis ise nüüd ette kujutada. Siis järgmine 140 piirides, see on meil Võhmas. Selle Võhma lihakombinaadi kahastusseadme juures ja see on muide lüpsikarja farmi kaev. Ja seda vett kasutatakse ja kõik selleks tarbeks, mis üldse lüpsikarjal võib vett vaja minna. Niiviisi. Ja 3. selline kaev on meil Hiiumaal, nii et kui teie ka Hiiumaal ekskursioonile lähete, siis ärge teeäärsetest kaevudest niisama lihtsalt vett hakake jooma. Nimelt kui minna Heltermaa sadamast Suure mõisa poole, siis vasakut kätte enne Suure mõisat, just 1,5 kilomeetrit, on üks majapidamine ja selle majapidamise õues on olnud üks selline suurem kõrvalhoone omal ajal. Ja seda kasutab nüüd majand mineraalväetise hoidlana. Aga noh, ilmselt
Ju siis on see nõudlikkuse puudus, kõik pole sinna lõpuni sisse lükatud ja osa on hunnikus ümber ja osa vedeleb kuni maanteeni välja ja kuhjasid tuleb juurde, aga seal kõrval on niisugune paras 20 meetri sügavne pumbakaev. Ja noh, siis vesi oli 130 oli seal lämmastikühenduses. Ja see on siis nii, et noh, et oma inimesed nüüd teavad, nemad toovad siis oma veefarmi kaevust, aga keegi ei ole seda kaevu nagu sulgenud või kinni pannud või midagi taga teinud. Ja nüüd on nii, et iga ekskursioon kuuma suvepäeval peab bussi kinni ja joob. Nii et selliseid asju on ka siis olemas. Nii et näete, ega see mineraalväetiste hoidmine nii väga nagu ei ole. Ja nüüd, kui juba mineraalväetiste juurde läksime, siis on seal asjal teine külg veel ja millega me oleme nüüd hästi palju kokku puutunud, hästi palju vastuseisnud sellel olnud. Ja nii edasi, see on see talvine väetamine, põldude talvine väetamine. Muidugi sõnikuga on asi natukene parem, kuigi ka see saastab keskkonda, aga muidugi just see mineraalväetiste küll lumele. Muidugi siin on jälle tööjõud ja majandus ja igas poolt on nagu sellele väga suurt vastuseisu. Ja kui praegugi Tallinnast Tartu sõidad, siis lumepäält on põllud punased, midagi pole teha, kuigi sellel on räägitud ja aga näiteks on üks rajoon Eestimaal nagu Rapla rajoon, kes on põllumajanduse valitsuse tasemel võtnud ametlikult otsuse vastu, et mitte väetada talvel mitte üheski majandis ja mitte kasutada lennukid. Ja on teinud oma rajooni piirides sellise korralduse ja ma ei usu, et Rapla rajoonis on nüüd järsku tööjõudu nii palju rohkem kui mujal. Et seda seal sai organiseerida niiviisi. Aga ometi on see niiviisi tehtud. Ja noh, sama lugu on see lennukite lugu. Lennuk on ikka lennuk, muidugi kergeb see väetis sinna põllule tuleb. Aga see, et samal ajal me väetame üle kõik oma tiigid ja kraavid ja järved ja jõed, see on ka selge ilma pikemata. Ja eks see kõik ikkagi sealt läheb ikka veega kaarudesse ka. Nii et see on ka muidugi tõsi, nii et sinna ei aita midagi. Ja muidugi, siin on üks aga selle asja juures võib-olla, et kust ikka üldse ei tohi ja kust ikka võib-olla natuke võib. See peaks nagu diferentseeritud suhtuma. No teil nüüd nagu Lahemaal nagu jah, tõesti ikka päriselt üldse ei tohiks. Aga nüüd ütleme nii, et teil nagu Lahemaa rahvusparki siin ei oleks, ütleme, et te oleks nagu tavaliselt 2 majandit võrreldes nüüd Loksa majandiga. Siis sellisel juhul oleks niisugune olukord, et see Kolgaküla ja see ümbrus, mis on lauspae peal ja vaat siin on ka, no teil on ka siin natukene paealasid, vaat nendel aladel ei tohiks üldse. Aga noh, nendel aladel, kus on nagu laskema niisuguse lõimisega pinnased või noh, nagu saviliivad või liivakad või savikad või niiviisi, et seal tuleks see kõne alla natukene, eks ole, noh niiviisi, et kui majand tõesti ei saa, aga siis kui juba teha, et siis tuleks noh, nagu niiviisi suhtuda sellise mõtlemisega, et kust ikka võiks natuke ja kust mitte, aga mitte nii, et ühesugusega, et ükskõik, kas seal on baas või savi, et muudku aga teeme. Nii et see oleks nagu see põhimõte ja noh, mõtlemine. No näiteks, kui võtad nüüd Põhja- ja Lõuna-Eestit, siis Lõuna-Eestis muidugi, kui seal nüüd järvesid ja jõgesid ei ole ja kui on veel niiviisi, et nagu viimasel ajal tehakse, et ainult treenid pannakse, et noh, kraave üldse ei tehtagi, et juba otse läheb jõkke suured süsteemid, et seal 200-300 hektarit tuuakse ühe selle süsteemiga, drenažitoludega ära jõkke. Et no siis see tuleks nagu kõne alla. Ja vahepeal kraave ei ole. Aga ütleme sealt Põhja-Eesti paealadel muidugi siin nagu me ei tohiks asju lubada. Nii et see on nagu selline vahe. Ja nüüd võib-olla see, et igasugused õvijäägid ja masuudid ja need asjadega on ka ikka niiviisi, et kuhu neid maha panna ja eks nad muidugi peaks kõik utiliseerimisele viima, aga eks see süsteem ole ka nii, nagu ta on meil praegu välja korraldunud. Siis siin peaks ka ikka vaatama, et kui ikka midagi vaja kuskile panna on, siis ikka vaadata niisugune savikoht, kus on ikka meeter või 2 savi ja kust ikka tõesti kuskile midagi ei lähe, kui juba ikka midagi matta või midagi teha. Ikka ise ka siin juba koha peal ikka majandus niiviisi vaadata. Et mitte nii, et seal, kus parajasti vaja on, et sinna laseme asi korras. Et nii ikka siis asi ei ole. Nii, et koha peal saab ka ikka hästi palju ära teha, kui nüüd enda ümber natukene nagu vaadata. Muidugi raskusi on
ja tootmisplaanid on suured ja loomulikult on ja kõik asjad on, aga siiski on ka ikka võimalusi veidi. Niiviisi, see oleks nagu asja nüüd niisuguse selle üldisema poole kohta. Nüüd siis, kui vaadata nüüd veidi nagu Lahemaa seisukohalt nagu, et teie majand asub nagu erilistes tingimustes, samuti teie naabrid asuvad natukene teistes tingimustes kui teised majandid, siis nüüd mis võrreldes nagu kogu meie vabariigiga, et nagu Lahemaa ja rahvuspark järelikult peaks siin siis olema kõik väga ilusti korras, eks ole ju? Nagu peaks olema, ei tohiks olla reostust, ei tohiks olla niisugust maaparandust, mis põhjavett ära laseb ja kõike seda. No tegelikult on muidugi asi nii, et kindlasti see ükskord tuleb ja kindlasti teil ükskord saate olema tõesti meie vabariigis ka selle koha pealt eeskujuks, et teised põllumehed teid vaatama tulevad, et kui korras võivad farmid olla ja kõik, aga ma usun, et sinna peate vist veel jõudma. Ja asi on selles, et võib-olla see olekski üks niisugune nagu Lahemaa rahvuspargi mõte, eks ole, sellepärast, et no siin nagu veekaitse inimese pilguga vaadates kõrvalt, et selle kõrval, et siin on nüüd väga need loodusvaatamisväärsused ja kõik nii edasi, ta on nagu meie rahvuspark, võiks ka niisugune põllumajandus olla, kuhu teised põllumehed vaatama tulevad. Et kuivõrd kenasti ja hästi kõik tehtud on ja kuidas saab siiski ka põllumajandust nii edasi arendada, et ta nagu kõike seda meie keskkonda ei riku ja kuidas me siiski peaksime nagu selle tootmise, põllumajandustootmisega, arendamisega edasi minema, nii, et ka tulevased põlved võiksid sellises inimeluks vastuvõetavas keskkonnas elada. Nii et see oleks nagu minu arvates niisuguse just Lahemaa tingimustes nende majandite niisugune ülesanne ja ma usun seda või loodan vähemalt, et niisuguseid võimalusi ka teile võib-olla tehakse ja abistatakse. Sellest on nagu juttu olnud niiviisi. Nüüd siis, mis oleks nagu need probleemid, millele peaks nagu siin tähelepanu pöörama. Meie siis oma nende tööde ja uurimiste ja tegemistega me olime siin teil Palmses 74. aastal olime paar kuud, siis 75. aastal olime Loksas ja Kahalas ja siis lõpuks võtsime siis kõik need uurimiste andmed kokku ja siis nagu tuli selline pilt, et teil on nagu sellised põhjavee suhtes või sellised põhjavee ja põllumajanduse suhtes iseloomulikud tingimused, et kõigepealt on teil need rannaäärsed põllud, liivased rannaäärsed põllud. Nendega on niisugune küsimus, et sealt kuivendatud on, põhjavesi on maha lastud, aga nüüd ta nagu sealt suuremat jaolt selle põhjaveele nii suure maa peal mõjutanud ei ole, aga siin on nüüd see hädaoht, et ei tohi nagu peab arvestama nüüd nende maadel, mida seal kasvatada ja just selles suhtes, et seal võib tekkida niiviisi, et tuule mõjul võib lahtised liivatormid tekkida. Et seal nagu selles suhtes vaadata, et kui on rohumaa, siis seda kamaravahetust ja neid asju ja sõnaga siis seda niigi õhukest huumuskihti ära ei puhu ja selliseid asju nagu sellele tähelepanu pöörata nagu põllutööde juures. Nii et see oleks nagu selles suhtes siin. Ja mis nüüd siin sellesse rauasoosse puutub, see on nüüd nagu juba sellisel liivaseljandikul, siin sai omal ajal tehtud igasuguseid uurimisi ja vaatlusi ja tuleb välja, et eks siin ikka osa vett Viitnajärvest tule siia rauasoosse ja et eks ta ikka nagu Viitnajärvedele ka mõjub, aga et siin võiks nagu niiviisi teha, et nüüd nagu väga propageeritakse seda altniisutust, et siin ka, et kas me siis kõike seda vett laseme päris niiviisi maha joosta, et võib-olla siis teeme sellise paisu peale ja siis kui kevadel me oleme juba selle suurvee nii maha lasnud, et saab juba põllu peale minna, et siis äärmetavast lõpuni maha laseme ja paisutame ta siis üles ja lasta siis olla seal teatud sügavuses, siis me ei tee nendele Viitnajärvedele ka kurja ja saame ise kaarida, nii et võib-olla midagi sellist nagu
siin on uuritud ka seda ja ma ei tea nüüd seda projekti ka viimati, kas nüüd hakati midagi sellist tegema või mitte, aga soovitatud sai ja mõtet tal oleks nagu. Niiviisi, see oleks nagu see Rauasoo küsimus. Nüüd edasi, need alad nagu teid eriti ei puuduta, aga noh, eks naabrite asjad ole ka. Nimelt kõige halvemad alad nagu Lahemaal põllumajanduse suhtes on nagu see Kolgaküla ümbrus Loksal ja siis Kahalas, Kahala järve ümbrus. Ja vaat nendega on jah tõesti niisugune küsimus, et mida seal siis ikkagi teha, sellepärast et Kolgakülal on tõesti nii, et seal on nüüd juba tehtud neid maaparandust paesse ja nüüd nagu on kõvad soovid, et teda veel teha, aga nagu loodus enam ei võimaldata rohkem teha ja vot siis ei teagi nüüd, kuidas selle farmide suurendamisega ja muu asjaga nüüd nagu edasi saab, aga sellised küsimused nagu on, et nagu ei tohiks nagu enam seal edasi maaparandust teha. Muidugi seal on siis majad nagu ise ka, ilmselt ei ole mõeldud selle asja üle, no näiteks seal on vana seafarmi juures, on enne seda, kui nüüd sõnik sinna panna maha, on lausa buldooseriga baas paljaks aetud. No jah, niisugused asju nagu, kui see mulki sinna peale oleks jäänud, eks see oleks ikka midagi kaitsnud, eks ole, kui momendil seda sõnikut ei oleks saanud ära viia, aga nüüd enne seda lausa baas paljaks ajada ja siis sõnik hunikusse peale panna ja sinna seisma jätta, see on nüüd natuke nagu liig. Nii et ilmselt selle juures nagu ei ole mõeldud, et sellist asja nagu kohe mitte ei tohiks teha. Ja no see, seal Kolgakülas neid muidki niisuguseid asju ja neid kaevukesi, mis on prahti ja sõnikut täis aetud ja sellega seal need lood jah, eriti head just ei ole. Aga muidugi tõsisem on nüüd lugu natuke selle Lohja järvega ja siin pole nüüd majad ka eriti süüdi. Siin on süüdi lihtsalt nagu kogu olukord kokku ja siin on nüüd kaks võimalust. Nimelt asi on selles, et Lohja järve suubuvad veed kahelt maaparandusobjektilt Uudismaalt. Ja kui neid väetatakse, need on kraavitusobjektid, siis paratamatult vesisar või väetis satub otse kraave. No meie uurimisajal oli siis nii, et oli nagu see kraavid olid nagu väetisest valged, kõik kujus nagu järve poole ja eks siis see põhjustab siis seda taimede kasvu seal järves, see on ka selge. Kui põllule see väetis hästi mõjub, eks ta mõjub järve veele sama hästi ju, ega ta sealgi halvemini mõjub. Niiviisi. No vaat siin on nüüd kaks võimalust selle asja lahendamisel. Üks võimalus on see, et need maad lihtsalt, ütleme, haritava maafondist maha kanda ja jäävad looduslikuks rohumaaks, eks ole, ja enam ei väeta. No see on muidugi selline võimalus, võib-olla Lahemaa tingimustes on see võimalik, aga mujal tingimustes see, ühesõnaga tavaliselt nagu seda haritavat maad niivõrd selle hulgal maha ei kanta. Niiviisi. Teine võimalus on see, et kui teda peetakse tõesti vajalikuks jätta siiski sinna haritava maa bilanssi ja intensiivselt edasi kasutada, siis sellisel juhul tuleb paratamatult see valu ära kannatada ja sinna drenaaži ehitada. Ja selle ehitamise ajal muidugi järve seisund halveneb, sellepärast et noh, see muda ja kõik selle ehitamise ajal, eks ole, paratamatult satub järve. No sinna võib muidugi peaks mingisugused püüised ette tegema või ette basseinid või ehitamise ajaks, et ta nüüd otse järve ei satuks ja saaks sealt eemaldada või tingimused. Aga muidugi edasi juba see asi siis sellisel juhul palju paraneks. Sellisel juhul edasi enam otseselt väärtused järve ei saata. No muidugi see oleneb nüüd sellest, et kas need maad siiski põllumajanduslikult on niivõrd väärtuslikud ja kuidas see tootmine on ja no eks ta muidugi rahvuspargi seisukohalt oleks õigem, kui seal üldse midagi enam ei teeks, aga noh, see on siis nii nagu seda asja jah otsustada. Aga nüüd veidi keerulisem lugu on Kahala järvega, mis on ka rahvuspargi territooriumil. Ja võt, mis sellest Kahala järvest saab, seda tõesti enam ei tea. Ja seal on nüüd nagu praegu selline olukord, et on ehitatud 530 hektari kuivendust paesse. 500 hektarit on ehitatud niisutust sinna samma.
see 500 hektarit niisutust, see võtab 130 liitrit sekundis vett järvest. Nüüd edasi see paesti ehitatud kuivendus juhtis ära, nii et ta enam järve ei lähe 30 liitrit sekundis. Nüüd vanasti, kui järve toitis vaat selline, kõik need ojad, mis järve tulid, vesikonnaks nimetatakse seda, kui kõik see vesikond oli vanasti 23 ruutkilomeetrit, siis praegu tänu selle maaparandusele ja äralõikamisele see on 6 ruutkilomeetrit jäänud. See tähendab, et vesikond on vähenenud peaaegu 4 tähendab 1/4 on vesikonnast alles jäänud. Sellest, kust toitis järve vanasti, kust vesi järve tuli. Ja nüüd on nii, et nüüd on veel plaanitud sinna 500 hektarit vihmutust juurde nendele suurfarmidele sealt Kahala ääres. Ja nüüd on niiviisi, et siis sai nagu välja arvutatud, et tähendab, kui kõik see tehakse, mis tahetakse, siis jääks Kahala järve 50 senti vett. See tähendab seda teiste sõnadega, et see vesi jääks kuskile sinna keskele, eks ole ju. Sellepärast, et ääred ju kõik see järveks jääks sinna keskele üks lamp ainult. Ja nüüd siis veel kõigele juurde möödunud suvel ehitati vaat see, kus see Muuksi õpperada teil on ja need suured allikad seal Türialusele rekonstrueeriti maaparandusobjekt ja vaat seal oliks niisugune allikavöönd oli ja see tuli pae seest, nagu need allikad tulid. Aga see sama baas on ka järve põhi, eks ole. Ja nüüd ehitati sinna kuivendus, sellega nagu hakati seda vett järvest ära kiskuma ka veel. Selle aastangu alt. Nii et see nagu töötab ka seda järve veel maha. Nii et võt selline üpris keeruline olukord on ja nüüd siin on nagu tõesti, et kuidas nüüd nagu, aga see on ka selline näide, mis nagu näitab seda, et vaadake, ega kui sinna järve jääb sinna 50 sentimeetrit vett, ega siis enam 1000 hektarit ju vihmutada ka ei saa. Vett ju ei ole ju lihtsalt enam. See näitab seda, aga kapitaalmahutused on ju tehtud sellele kõigile, mis siin on ehitatud, tohutu raha on pandud sinna. Ja vaat see raha nagu ei anna ka tagasi seda toodangut ja see raha ka nagu ei õigusta ennast. Nii et vaat nüüd nagu hakkab see näitama, kuidas loodus nagu iseennast hakkab juba nagu seda tootmist pidurdama, põllumajanduslikku tootmist pidurdama. Ja vaat nagu kogu selle vetekaitse eesmärgiks olekski ja eriti siin koha peal, kus inimesed on ikka siin vanad põllumehed ja kõike teavad ja näevad ja tunnevad kõige paremini kõike oma vett ja mulda ja kõike ja pinnaseid, et kust ikkagi king kõigepealt pigistama hakkab. Vaat sealt tuleb nagu midagi teha ja midagi nagu tagasi tõmmata ja vaat nüüd Kahalaga ongi nii, et muidugi veel reostus juurde, laudast läheb kõik sinna, seepärast, et meie nagu arvestame nii, et see vesi, mis on nagu reostatud vesi või kus on juba solk sees, et ega see pole enam nagu see puhas vesi, mida me kasutada võime. Nii et see ka veel juurde ja peale selle on plaanitud veel Kahala järve suur kalakasvandus rajada. Ja, kustatud selle jaoks veel vee saavad, selle jaoks on veel eraldi projekt tehtud, kõige peale on ametlikud projektid tehtud. Konnakasvatus juurde. Ja, kõige peale on täiesti ametlikud projektid tehtud, riigi raha on pandud kõigi nende projektide peale, kõik on tehtud, kõik on kooskõlastatud kõigis organites. Kahalaga enda eest kalakasvatus ei ole, see on juba ja see on juba jälle teine liin, see on juba ja see on juba jälle teine liin ja see kalakasvatus on teine liin, aga Kahalal on nüüd kõik need maaparandused, vihmutused ja farmid ja need on siis Kahala omad ja see on nüüd nagu teine liin, nii et jäävad niisugused asjad. No siis üks suur probleem on veel, on see Kõnnu piirkond. Praegu on seal noorloomad ja üks väike loomalaud ka, aga vaat sinna tahetakse nüüd suurt noorloomade ja suur farmi, suurt loomakeskust, noh. Aga vahepeal on seal pinnakattet ainult 1–2 meetrit ja kõik see maaparandus, sinna tuleks siis juurde, et seda suurt nuuma suurt lauta teha, sinna tuleks siis juurde ehitada maaparandust üks 300–400 hektari, kõik pae sisse. Nii et vaat see on jälle omaette küsimus, et kas ikka nüüd nagu lähemale, me võime ikka niisugust asja nagu lubada ikka lausa. Et see on ikka väga suur küsimus. Nii et nii. Nüüd, kui tuli teie maandi juurde tagasi tulla, siis vaat omal ajal oli nagu selline väikene südame valutamine siin, et kuidas see korjus see piirkond teil on ja vaat see küla seal korjusest sai vanasti oma veeallikast, aga see allikavesi ei ole enam see ja seda on väga väheseks jäänud, aga noh, see on tänu metsakuivendusele.
ja mis nüüd selle külaveest saab ja aga nüüd ma enam proovi võtmas käinud ei ole, 2 aastat tagasi oli see seal küll neid lämmastikke ja asju kaunis palju sees juba. Ja see küla võtab kõik vett sellest allikast, sellest kraavist, lahtisest kraavist. Ega siin selle kandi inimesi pole. Ei ole praegu siin. Vesi on allikas sees, jah? Ja. No jah, aga vaat milline selle vee nüüd kvaliteet on, et kuidas seda vett ikka pruukida võib. Kas sul juba mõjud või? Ja kuidas seda vett ikka pruukida võib. Oid, see asi pidavat meestele veidi kurjalt mõjuma, nagu sarnastus räägivad, nii et mina pole selle asja spetsialist. On need kõik saamast kutsuda spetsialiste. On need lood. Nii, no siis nüüd räägiks veel paar sõna sellest, mida teie head naabrid teile siia kõik peale lasevad. Jah. Nii, et teil on head naabrid ka. Head naabrid on teil kõik see Viru nüüd, ühendatud Viru ja siis on teil veel väga head naabrid seal Kadrina pool kandis. Nimelt seal Kulja pool kandis ja Kadrina pool kandis on niisuke komme, et silohoidlad on tehtud Loobu jõe pae astangutesse. Ja siis, kui see silo, niisama lihtsalt auk tehtud pae, siis see on niiviisi. Ja kui selle silo sinna ilusti sisse panna, siis need suured Jõepere ja Loobu ja kõik need allikad, need ajavad silomakse välja. Ja ajavadki välja nii kaua, kui silo sealt ära viiakse. Ühesõnaga ära söödetakse kevadeks. Niiviisi. Ja vaat selle Loobu jõe veega siis teid siin kostitatakse allpool. Ja niiviisi on lood. Siis ega see endine Vihula teiega ka paremat asja ei tee. Nemad on ka, nendel on ka siin paeastangus on paeaukudes ka kipuvad silu tegema ilusasti. Ja ka kogu see lugu sealt tuleb alla. Nii et ega see ka parem lugu ole. Niiviisi. Ja muidugi, mis on, see pole nüüd, see, et nüüd ikka silo teha paeauku, vaat see on nüüd küll majandi sisemine asi. Vaat see on küll majandi sisemine asi. Aga nüüd see, et majandil on plaanid ja et ta peab nüüd seda maaparandust nii palju seal tegema ja põldu ja oma plaane täitma, vaat see on juba kooskõlastatud kõrgemalt ja see on juba täitsa tõsine küsimus ja rahvamajanduse küsimus ja teistlaadi küsimus. Nii et selle üle nüüd majandi inimestega rääkida pole muidugi kaugeltki mitte õiglane. Aga vaat see siloaukude küsimus, see on küll. Ja nüüd, mis seal on, siis veel on niiviisi, et seal paeastangu peal Vihulas, seal on tehtud, 600 hektarit on tehtud, paesse on tehtud ja eks sealt need väetised ja kõik asjad siis tulee teile ülevalt. Ja plaanitud on seal seda asja jätkata samamoodi. Nii et see on muidugi üks suur küsimus. Ja nüüd on niisugune asi, et üks tükk majandi metsa anti üle metsamajandile. No nii kaua, kui ta, see on just teie piiri pealse sagadi juures. Nii kaua, kui ta siis oli majandi mets, siis kasvas niisugune võsake peal ja niiviisi. Aga nüüd siis, ega seda päris vähe ei ole, seda oli vast 1000 ei olnud, aga ikka 600-700 vist ringis. Ma ei mäleta seda arvu ka, mitu hektarit ta oli. Nimelt seal käidi meil seda asja kooskõlastamas ja siis muidugi metsamajand tahab metsakuivendust kohe sinna teha, et loomulikult asendada siis väärtusliku puistuga, millest ikka metsamajandil kasu oleks. Vaata, see on kõik väga ilus, aga siis mul tuli järsku niisugune küsimus pähe ja küsis nüüd, kui te nüüd hakkate nüüd seda asja asendama hirmsasti ja tegema, et kõik on väga hea ja kasulik, aga kas te siis seda metsa väärtama ka hakkate? Selle peale oli tükk aega vaikust ja siis öelda, aga kuidas me seda muidu üldse teha saamegi. Aga vesi tuleb jälle lahema poole. Niiviisi on lood. Nii et jah, vaat nii on need kahe otsaga asjad nüüd. Nüüd edasi seal Haljala keskuses, seal on ka nüüd asjad nii, et eks ikka see pae ja reostuse ja need tiigid ja see on ikka suur probleem ja eks ikka kõik jälle pae sisse läheb siia allapoole tuleb. Nii et need asjad on nagu ka. Ja nüüd teised naabrid teil siin Harju poolt, meil on siis veel suur mure Kuusalu keskusega. Kuusalu keskus jääb teil ka hästi piiri peale ja seal on see abitsüh, see Matoosatsüh, kes kõik laseb põhjavette, mis annab lasta. Nii et see on ka teil selline naaber seal, mitte väga hea naaber.
nii et see on nagu teie niisugune lähem ümbrus. No nii, ma ei oska nüüd ka rohkem midagi muud, mina olen nüüd valmis kõigile küsimustele, mis teid peaks nüüd nagu veega ja veekaitsega seotud ja kõik vastama ja võib-olla tuleb mõni pikem niisugune küsimus, siis ma võin veel rääkida või nii nagu siis, et ma teid korraga ära ei väsita nii palju. Mul on sellised arvud nagu, et tähendab palju põhjavett on, need on geoloogiavalitsuse andmed ja siis on mul niisugused arvud, et palju siis tähendab 2000. aasta seisuga, et palju siis jah, kõik maaparandus, põllumajandus, linnade veevarustus, palju siis kõik keegi siis seda ära tarbib. Ja no näiteks Saaremaal see põhjavett üldse maa sees on 3000 liitrit sekundis, tähendab liitrit sekundis ja antakse selle voolu hulgaga, noh niiviisi antakse põhjavett, 3000 on niiviisi. Ja kogu see, mis Saaremaa 2000. aastaks ära tarbib, on 2900. Nüüd Paide Rakvere, siin on see, sõnaga me tegime nagu seda koos, aga ma saan seda eraldi lahku ka lüüa, tähendab Paide ja Rakvere kokku vett on 15 000, no umbes pooleks, no siis 11,5 mõlemad, 15 000, nii. Ja Paide tarbib ära 5000, Rakvere 4500, aga vaat siin on niisugune asi, et ei ole arvestatud veel seda, noh reostust, seda, mis nagu kõigis farmist ja tööstustes ja mis nagu seda põhjavett nagu kasutuskõlbmatuks teeb. Nii et vaat seda ei ole veel siia juurde pandud. Ja selle geoloogiavalitsuse andmed siis reostuse tõttu siis 10% meie veevarudest muutub 2000. aastaks kasutamiskõlbmatuks veel juurde. Nüüd Pärnuga on asjad niiviisi. Maa sees on 5200, aga ära kasutatakse 4700. Aga Harju maa sees on 6600 ja ära kasutatakse 12 000. Need on siis need niisugused nagu, siis on senimaani täpselt välja arvutud ja teised rajoonid siis me teeme tulevad ka veel ära. Tallinn kaob koos Harju rajooniga jah? Nad hakkavad igalt poolt juurde võtma Peipsini välja. Linnad tarbivad ka rohkem vett. No linnad on siin sees ju kõik. See on jah sees. Selle numbrides on linnad ka. Aga vaat nii imelikkusega ei ole. Näiteks ma võin siukese, mida nagu ei oska nagu öelda. Et näiteks siin Harjus kogu linnade vee, noh Harju, Tallinna linn ja kõik kokku, kõik see veetarve on 5200. Aga põllumajandus koos maaparandusega ja kogu see veetarve on meil siis nii palju kui 5000. No? Sama. Tähendab kogu terve Harju, eks ole, üks põllumajandus ja Tallinna linn sama. Milline on teil kulunorm inimese peale ööpäevas? Et on teil niisugused asjad ka või? Palju te cirka arvestate nii? Vaat mina need arvud olen nagu välja toonud selle Eesti projekti arvudega, mis on nendel välja toodud. Nii et minul eraldi mingisugust enda kulunorm ei ole, aga Eesti projekt ilmselt kasutab neid üleliidulisi koste. Näiteks ma lugesin, Ameerikas on arvestatud, et linna inimene kasutab ööpäevas 400 liitrit vett. Jah, mina olen ka seda lugenud ja palju meil kulunormid on? Ja meil pidi vist olema kõigu hea korrastudega 150. Suur vahe ka. Suur vahe, jah. See on juba vaim pluss ja kõik asjad. 150 oli neid. No seal öeldi ka, et see on vastu. Ja vaata see on just oleks ikkagi see vee kvaliteet ja kõik nii edasi. Ikka kõige tähendab ideaalne on see, et kui me see vesi, mis me ära võtame maaparandusega, selle vee me anname ka tagasi. Tähendab, teised kohad anname tagasi. Vaat siis me võime teha maaparandust, kõik me võime teha, me nagu ei puudu oma veevarusid. Et kõik see, mis me ära võtame, teises kohas anname tagasi. Aga no muidugi see on ideaalne. See on niisugune. Aga no selleks peab ka vastav vee kvaliteet olema.
igast asja maasse tagasi ei aja. On veel kirjas midagi? Kas niisugune aeg ka veel kunagi tuleb, kui loobudes tagasi teha? Siis kui te oma naabritele selgeks teete seal Jõespere ja Kadrina kandis. Just. Ja Majandis Sila ei tee ja Kadrina Tsehhis sisse ei lase kõik ja Flora ja kõik asjad, nii et eks siis saate. No sidu ja need asjad, mis tuleb tõesti sinna ja Ukraina ära mõjuda. Kui sinna nii järsku tuleb tõesti maks, no jah, enam pilet üle ka ei saa sõita, hinge kinni ja see ja midagi muud. Jah, sidu kindlasti ei ole. Seda mingi mööda või? No eks see Kadrina lugu ole ka see suur, need... Kadrina on põhiline. Ja kas see siis on ikkagi hulga vett ja suur jõgi nagu juba, kas see väike Flora sees ja üldse maksab ennast ära selle veerehutuse, mis ta nüüd kogu aeg teeb, ma usun, et midagi saame ette võtta, siis see asi seda väärtus võtta teise kohta, kõik niisuguseks ilmas ära, et seda ei saa, kui on kordatud, ei saa. Täpselt jõud samuti ju. Tärklis on ka ju see Kadrina tärklised see. Ja see tärklise, need just need heitveed ja selle pealt põllumajandustööstusest kõige hullem on see tärklise tootmine. Sellepärast siin Kloodiski vist see asi ära lõpetati nüüd, et järgi oma. Ja, see ka juba. Musta jõgi on juba vähid ja ma ei tea, vähid surid juba ja need. No jaa, aga kuna see oleks see lahemaa, siis on võib-olla see võimalik teha. Võib-olla kui need asjad hästi teravalt üles tõsta ja see probleemi võib... No sidu ja need asjad, mis tuleb tõesti sinna ja Ukraina ära mõjuda. Kui sinna nii järsku tuleb tõesti maks. Aga no selleks peab ka vastav vee kvaliteet olema. Igast asja maasse tagasi ei aja. On veel kirjas midagi? Kas niisugune aeg ka veel kunagi tuleb, kui loobudes tagasi teha? Siis kui te oma naabritele selgeks teete seal Jõespere ja Kadrina kandis. Just. Ja Majandis Sila ei tee ja Kadrina Tsehhis sisse ei lase kõik ja Flora ja kõik asjad, nii et eks siis saate. No sidu ja need asjad, mis tuleb tõesti sinna ja Ukraina ära mõjuda. Kui sinna nii järsku tuleb tõesti maks, no jah, enam pilet üle ka ei saa sõita, hinge kinni ja see ja midagi muud. Jah, sidu kindlasti ei ole. Seda mingi mööda või? No eks see Kadrina lugu ole ka see suur, need... Kadrina on põhiline. Ja suurem rõõm. Kas see siis on ikkagi hulga vett ja suur jõgi nagu juba, kas see väike Flora sees ja üldse maksab ennast ära selle veerehutuse, mis ta nüüd kogu aeg teeb, ma usun, et midagi saame ette võtta, siis see asi seda väärtus võtta teise kohta, kõik niisuguseks ilmas ära, et seda ei saa, kui on kordatud, ei saa. Täpselt jõud samuti ju. Tärklis on ka ju see Kadrina tärklised see. Ja see tärklise, need just need heitveed ja selle pealt põllumajandustööstusest kõige hullem on see tärklise tootmine. Sellepärast siin Kloodiski vist see asi ära lõpetati nüüd, et järgi oma. Ja, see ka juba. Musta jõgi on juba vähid ja ma ei tea, vähid surid juba ja need. No jaa, aga kuna see oleks see lahemaa, siis on võib-olla see võimalik teha. Võib-olla kui need asjad hästi teravalt üles tõsta ja seda probleemi võimalik teha, eks ta teile kõik tule kõik. Aga kui ruttu ta näiteks on võimalik puhtaks saada veekogu selles mõttes? Kas et puhta vee tule, musta nagu lase? Ei, seda küll. Jah, aga... Ongi õnne kogu vees, kui 3 aastat on mul juba kala üles ja kõik 3 aastat. Oli juba kala sees ja kõik, tuli jälle uuesti. Jälle uuesti peale. No vast need põhjasetted on. Muide, praegu on põhjavesi, kui me näiteks hakkame siin vanu kaevandusi, ei tohi meie hoopiski selleks kasutada, seepärast meil on ju seal puhalõheline gaas ja kõik läheb laiali, nii et meie nüüd küll seda kasutada ei saa. Võib-olla tõesti, kui on 100 meetrit savi ja kuskile 50 meetri peale tehakse nüüd seal suured augud ja šahtid ja pannakse siis sisse, see on nüüd muidugi mõeldav, aga nüüd meie oma pae sisse muidugi panna ei tohi. See on ka selge. No vaata jah, inimene on nüüd niiviisi juba oma elamised ja olemised teinud, et ei tea, kuhu mida ära panna. Näiteks saarlastel ei ole kuskil ära oma õlisid ja masuurki panna. Jääke tähendab. Õlijääke. Ei no juba eile räägiti, et mandril hakkavad vedama, ei tea, kuidas see Pärnu ja Haapsalu rajooni mehed selle peale vaatavad. Mandrile pidid hakkama vedama. Aga nüüd läheme jälle eelmine kord me viidinguga
kui me rääkisime seda toorsekarjääri küsimust. Näiteks sealt tuleb ka tohutu reostus, no kuhu see minemast lõpuks hakkab? Seal räägiti midagi sood seal kõrval. Või oled sina soos, mis soo nimetuse, ma ei mäletagi. Kes kunagi nimetati? Oli jah, vaat sellega nüüd on suur, jälle selle toorsega suur probleem ja üldse selle kandi maa parandusega ja kõigega see Viru-Nigula seal see kant asi seisab selles, et noh, kõigepealt see toorse tõmbab ju kõik veed ära põhjavee alla. Tähendab seal noh, tegelikult enam üldse maa parandust sellepärast ei planeerinudki, et niikuinii jääb kuivaks kõik. Et ei ole vaja sinna ilmselt raha kulutada selleks. Nüüd jäägid ja need asjad, siis tegelikult nad pidid, seal on üks soo, üks madal soo, et noh, et siis panevad sinna, vot ma ei mäleta nüüd selle nime ka, et panevad siis sinna, et sealt nagu, et see turvast nagu ei lase midagi läbi ja et siis nagu paneks ja jätaks sinna. Aga nüüd muidugi kõige põhilisem on ikkagi vist see, et tuleb ikka uus tootmistehnoloogia enne juurutada, enne kui see asi käiku läheb, nii nagu maardus, et see Dictoneema kilt niiviisi põleb ja kõik maailma täissaastab, nii muidugi enam teha ei tohi. Nii et enne kui see uus toorse käiku läheb, tuleb ilmselt siiski ikkagi seda töötatakse praegu seda välja, et ühesõnaga kasutatakse kõik ära, et ka see põlev kilt kasutatakse ära ja see baas läheks killustikuks teedele ja et mitte midagi, no ühesõnaga niisugesi unikuid me ei endast järgi ei jäta, et kui inimene juba midagi maa seest võtab, siis kasutab ka kõik ära. No ühesõnaga hakkaks peremehelikult suhtuma sellesse asjasse. No vast selle kildaga on niisugune lugu, et alguses seda meie kilta jah, kui nüüd seda kilta rääkida, siis oli siin suured tahtmised ja eks seal ikka neid väga tähtsaid aineid hästi palju sees ole. Need radioaktiivseid, aga asi on selles, et lihtsalt ta on niivõrd hajutatud kujul, et pole metoodikat, kus seda kätte saab. Noh, ei osata seda kätte saada, ta on niivõrd hajutatud selles kildas, et seda metoodikat ei ole ja sellepärast ta põlebki, sellepärast et kõik need kaevandamised jäeti katki, nagu isegi teatasid teil põhja pool ja seepärast ta põlebki niisama. Aga ta on ju sealt sees ja mis ta reostab ta kõik oma põlemisel annab. No jah. Nii et kõik see. Ja ta hakkab ise põlema nagu maardus. Lihtsalt on niiviisi, jah, ta on ise süttis. Ta hakkab ise põlema. Lisatakse välja, ta on selle fosforiidi peal, et selle lisatakse välja ja pealt ära ja siis sinna unikutesse paega segi ja nii kui palju saab ühte kohta kokku, nii hakkab ise põlema. See on tõsine. No ja küll, kui ei ole enam, siis õige suur tänu esimees.